Minu jaoks see otsus oli pigem isiklikku laadi, et mul oli selle teema vastu huvi lähtuvalt enda ja oma lähedaste tervisest. Et ma alustasin vastava kirjanduse lugemisega, kuid ma pean tunnistama, et siis läks minu jaoks see teema veel segasemaks. Ja siis ma jõudsin väga selge tundmuseni, et ma tahan sellest toitumise teemast rohkem ja sügavuti aru saada. Ja sellest see otsus tuleneski. Ega ma sel hetkel väga täpselt ei teadnud, kus seda eriala Eestis õppida saab. Et interneti vahendusel jõudsin 3 valikuni enda jaoks. Et ma uurisin kõikide koolide puhul läbi õppekavad, milliseid aineid õpetatakse, kes on lektorid, uurisin iga lektori kohta ka taustainformatsiooni nii palju, kui kättesaadav oli. Ja see, mida Rahvatervise Akadeemia oma ainetega pakkus ja see, et kõiki neid aineid andsid erinevad oma ala professionaalid, et see tekitas minus usaldust ja nii see valik sai tehtud. No see ootus, et õppejõud oleksid oma ala professionaalid, et see sai igati täidetud. Me saime nii praktilisi oskusi kui teoreetilisi teadmisi. Ma hindan hästi kõrgelt seda, et me saime erinevate kodutööde käigus nii mõndagi läbi proovida ja vahetult tagasisidet selle kohta. Et see on väga kõrge väärtusega. Ja muljed on ka see, et lisaks sellele, et õppejõud olid oma ala professionaalid, olid nad ka väga karismaatilised isiksused ja väga head esinejad. Et kuigi see õppima asumine oli isiklikku laadi, siis kõik need teemad, mida me käsitlesime koolis õpingute käigus ja need inimesed, kellega ma kokku puutusin, olid nii inspireerivad, et selle aja jooksul tekkis mul selline tundmus, et toitumisnõustamine võiks olla minu jaoks uus väljakutse. Ja ma tegelikult tulevase töökoha pärast väga ei muretsenud, et ma nägin võimalusena nii tervishoiusüsteemi kui ka erapraksise loomist või siis mõne juba toimiva ettevõttega liitumist. Ja see on teoks saanud, nii et selles mõttes kõik läks suurepäraselt.